16. kevadkuu päeval 2016. issanda aastal korraldas Ida-Harjumaa Infoühing koos Kehra sotsiaalkeskusega reisi keskaegsesse Tallinnasse. Raehärradelt olime saanud ajutise loa sõita oma kollase mootorvankriga otse linna südamesse, Kullassepa tänavale. Meid võttis vastu Tallinna legendide perenaine Kadri Mosin. Saime kuulda ja näha mitut erinevat lugu. Mu nimi on Johan. Ma olen Tarungon üks küll, mõõgavendade ordurüütlite järeltulija, õukondlane 12. kõlve ja kõik, mida mina õigusmõistmisest tean, on see, et mu vanaisa söötis talupoegadele oma koeri, vanaisa poos pärisorje laiskuse eest ja isa õpetas mind, et seadused on mõeldud surupuuta jätistele. Nii kui koitis, jooksid poisikesed kaevu juurde ja avastasid sealt rannalt leitud tütarlapse, kes samamoodi nagu eilegi istus ja vaikis. Linnaelanike pani imestama ja tundus arusaamatu, miks ta lahkus majast, kuidas ronis kaevu ning mida tähendas tema öine laul. Legendidest kõndisime keha kinnitama rikka hansakaupmehe koju. Oldehansas kostitati meid krahvi metsaseene keedusega. Lisaks pakuti ürdi pähklisaia koos toorjuustuga. Kolmandaks peatuseks sai meile Raehärrade koda, kus kuulsime hoone ja linna ajaloost. Siin on meil üks niisugune makett, ta on üsna tühi, aga ta on jäetuki sellise tühjana. See on siis seisuga 1550. Ja siin elumaju peal ei ole. Siin on kõige tähtsamad ühiskondlikud hooned. Näete, siin on siis Raekoja plats. Saime teada, et Raekoja hoone oli algselt ehitatud kaubalaona. Tänasel kujul valmis hoone 1404. aastal. Teise korruse kodanike saali pinkidel on istunud paljude maade kuningad ja kuningannad, printsid ja printsessid, presidendid ja peaministrid, pühadused ja olümpiavõitjad. Raesaalis nägime hästi säilinud Lübecki õiguse käsikirjalist koodeksit, mis kehtis keskajal ligi 100 Euroopa linnas. Kuningas Gustav Adolf nähtud, asusime kergel sammul koduteele. Reis meeldis kõigile. On mida meenutada.